Briti loodusteadlane kirjanik C.P. Snow kirjutas kunagi ammu raamatu pealkirjaga The Two Cultures, kus väitis, et lääne kultuuri vaimuelu lõhustumine 2 kultuuriks loodus- ja humanitaarteadusteks takistab lahendamast olulisi globaalseid probleeme. Snow peamine probleem seisnes selles, et 2 kultuuri, loodus- ja humanitaarteadlased ei suhtle omavahel. Viimastel aastatel olen tajunud, et ka Eesti õigusteaduses on tekkinud, võiksin öelda, et 2 kultuuri, kes omavahel ei suhtle või suhtlevad omavahel raskendatult. Et lõhesid Eesti õigusteaduses on mitmeid: Tartu versus Tallinn, Tartu Ülikool versus Tallinna Ülikool, põhiseadus.ee versus riigiõigus.põhiseadus.ee. Kui varem tundus, et lõhe oli kõige selgemalt tunda riigiõiguses, siis nüüd tundub, et halduskaristuste temaatika on ka karistusõiguslased 2 leeri löönud. Lugedes meediakajastusi ja erinevaid institutsioonide vastuseid asjakohastele eelnõudele, tundub mulle, et tekkinud on 1 leer, kuhu kuuluvad õiguskantsler, advokatuur ja mingi osa Tartu Ülikooli õigusteadlastest, ja teine leer, mida siis esindavad järelevalveasutused, Finantsinspektsioon ja Konkurentsiamet ning ametnikkond. Ma pakun hüpoteesi korras välja, et need 2 leeri esindavad 2 erisugust õiguskultuuri. Kui ühe õiguskultuuri keskmes on üksikisik, siis teise õiguskultuuri keskmes on turg kui süsteem. Turusüsteemis eksisteerivad küll isikud, kuid need pole üksikisikud kui inimväärikuse kandjad, vaid üksikisikud kui turusubjektid, kes väärtustavad eelkõige turusüsteemi tõhusust. Kui esimene õiguskultuur on partikulaarne, lähtudes arusaamast, et õigus on rahvuslik distsipliin, siis teine õiguskultuur on olemuselt universaalne ja piiriülene, nagu tänapäeva turgudel omanda. Et kuidas teile tundub, et kas Eesti õigusteadlaskond on Euroopa Liidu õigust puudutavates küsimustes lõhestunud ja mida te arvate sellest hüpoteesist, et need erinevad leerid esindavad erinevaid õiguskultuure? Ma ei arva, et see lõhestumine on toimunud. Et ma olen iseenesest nõus käsitlusega, et meil võib olla teatud küsimustes tõepoolest Eestis toimunud mingisugune vastuolu. Küll vastuolu mingite leeride vahel akadeemilisel tasemel ei ole meil ju päris vastuolu, kuna meil ei ole 2 konkureerivat teaduskonda, 2 konkureerivat ülikooli. See natukene, see vastuolu ise on vildakas, kuna see on reeglina mitte 1 versus 1, vaid 1 versus pool ja midagi sellist. Ja see vastuolu kohati nagu tulebki sellest, et see teine pool on natuke vildakas. Mis puudutab nüüd neid haldusmeetmeid, haldussanktsioone, siis siin võtaks pigem positsiooni, et see päris vastuolu oleks ilmne siis, kui tõepoolest oleks tekkinud 2 vastandikku leeri mingisuguse otsuse pinnalt, et me nüüd pole nõus. Et kui vaadata praegu seda 2 leeri, siis need ongi 2 eraldi huvigruppi, kelle puhul ongi see huvi ju arusaadav. Tulenevalt sellest, et järelevalveasutus peabki olema see, kes tirib seda tekki natukene enda poole, et teha oma tööd efektiivsemaks ja kergemaks läbi selle, et on kõrgemad sanktsioonid, kõrgemad sanktsioonimäärad. Ja kindlasti seal on siis turg, kes omakorda tahab öelda, et juba finantsturgude loogikast tulenevalt, et see sanktsioon või siis see nii-öelda deterioration ei pruugi olla alati see, mis see turu funktsionaalsus kõige paremini tagab. Nii et ma selles vastuolus ei ole nüüd täiesti veendunud, võib-olla pigem on see natukene selle suurem probleem on see, et fakt on see, et mingi lahendus tuleb leida, aga me ei ole suutnud seda leida ja me oleme Euroopas sellest enam kõige viimased. Ei ole minu jaoks võimalik enam inimkeeli lahti seletada, et kus me nüüd siis oleme ja miks me sellega oleme. Sest olgeme ausad, ma olen algusest alates võtnud selle positsiooni, minu isiklik positsioon on see, et tuleb, mis tuleb, aga midagi peaks tulema. Ja pigem see vastuol on tekkinud nagu sellega seonduvalt, et me justkui oleme natukene nagu ei adu endale ka ära seda, et selline status quo või selguse puudumine on vaatad nagu kogu riigile ja sektorile kõige halvem lahendus. Euroopa Liidu õiguse professor Anneli Albi kutsub Euroopa kohut oma viimases Juridica International artiklis lausa justiits-, eksekutiiv- ja legislatiiv superagendiks. Et mõtisklesin siin, et kas see kohtu olemus võiks ka olla üks selline koht, kus võiks jagada siis õigusteadus 2 õiguskultuuri. Ma tsiteerin siin Albit, see on selline põimlause tihe konstruktsioon, aga loodetavasti ma suudan mõtte edasi anda, et klassikalise Euroopa konstitutsionalismi vaatepunktist, kus kohtute rolliks on kohaldada õigust, tõkestada riigivõimu ja kaitsta põhiõigusi riigi võimukasutuste eest, osana võimude lahususest ja eesmärgiga tagada üksikisiku vabadus, tundub Euroopa kohtu roll mingisuguse superagendina, kombineerides rolle Euroopa integratsiooni mootorist, õiguse mõistest, seadusandjast, seaduse jõustajast ja kopsakate trahvide rakendajast,
õigupoolest tundub see üsna düstoopialik, et kas see Euroopa Kohtu roll on ka selline koht, kus on mingisugune õiguskultuuride vaheline konflikt, et kas Euroopa Liidu õiguskultuur ja Eesti õiguskultuur siinkohas põkkuvad? Minu väide on pigem see, et ma olen nõus sellega, et Euroopa Kohtu praktika on muutunud, ta on muutunud natukene, juba retoorika on aastatega teistsuguseks muutunud, aga selle on tinginud tegelikult asjaolu, et Euroopa Kohus kuni 90. aastate alguseni oli klassikaline natukene konstitutsiooniliste küsimuste, Euroopa siseturu toimimise ja selliste asjadega tegelikult see kohus. Nad ei tegelenud sanktsioneerimise, selliste mingi meetmete kohaldamise temaatikaga. Olukord muutus, kui mingil hetkel Euroopa Liit ise hakkas väga aktiivselt sekkuma karistusmateeriasse. Olukord muutus siis, kui ootamatult Euroopa Kohus sai mingisuguseks nii-öelda otsustavaks kohtuks sanktsioonide küsimustes, arestide küsimuses, rahapesu küsimustes. Et see tuli võib-olla natukene liiga kiiresti, liiga äkki ja mul on tunne, et Euroopa Kohus otsib alles oma kohta. Nii nagu me peame arvestama seda, et mul on tunne, et see pädevus tuli kiiremini, kui juristid kaasa jõudsid nagu tulla. Et kui me olime 50 aastat öelnud, et Euroopa Liidul ei ole pädevust teatud sektoritesse, eriti siis nii-öelda karistuseks mateeriasse sekkuda. Nüüd äkki me oleme väga jõuliselt seal sees, siis Euroopa Kohus, tal ei ole seda teadmist, et ennast õigesti positsioneerida. Nii et ma olen selles mõttes nõus, et teataval määral see ülemäärusus võib olla, aga ma näen seda ajutise ilminguna, ma loodan siiralt, et nii-öelda tullakse järgi ja tekib normaalne õiguspraktika ja see pilt muutub ehk natukene nagu juristile arusaadavamaks, etteennustatavamaks. Finants- ja konkurentsi järelevalvest lähtuv surve põhiseadusele paneb osasid õigusteadlasi muretsema, et seda enam, et Euroopa Liiduga liitumisest ehk demokraatliku legitimatsiooni ajahetkest on järelevalves toimunud suuri muutusi, mida ei suutnud ette näha eksperdid, rääkimata rahvast. Veidi utreerides, aga võib-olla mitte palju, võiks öelda, et Euroopa finants- ja konkurentsi järelevalvesüsteem on kujunenud põhiseaduse suhtes otse kui võõrkehaks või paralleelsüsteemiks, mis eksisteerib pigem poliitilise konsensuse najal kui tugeval õiguslikul vundamendil. Aluslepingute üldsõnalisus võimaldab poliitikutel tõlgendada neid õigusakte kui tahes laialt ja järjest liigutada Euroopa Liitu föderatsiooni suunas. Nii on väitnud hiljuti lahkunud Riigikohtu esimees Uno Lõhmus. Finantsinspektsiooni juhatuse liige Siim Tammer nimetas oma õppeaines finantsjärelevalvet föderaliseerivaks jõuks ning lisas, et Euroopa Liidu õiguse Eesti põhiseaduse konfliktidega tegelemine on osa tema igapäevatöös Finantsinspektsioonis. Et on teil mõtteid selle kohta, et kas finantsjärelevalve on teie arvates föderaliseeriv jõud samamoodi nagu konkurentsiõigus on olnud Euroopa Liidu õiguse selline allikas ja nagu liigutav jõud? Ja nii, eks see on ju Euroopa Liidu tasandil on see otsus, kui me vaatame kas või seda nagu mingit osa just nagu haldusmenetlust, turureegleid ja ka siis turu sanktsioonimeetmete reegleid puudutavat õigust, siis ju paratamatult on juhtunud nii, et finantssektor ja konkurents on kõige rohkem harmoniseeritud. Me oleme ise justkui sellega nõus olnud, ta ju pole varsti finantssektoris enam valdkonda, mis ei ole Euroopa Liidu poolt reguleeritud ja see ei ole uus areng. Meile vaatab otsa varsti 40 aastat reegleid ja ajalugu. Et see on paratamatus, me oleme selle otsuse teinud ja ma olen selles mõttes päri, et selle 40 aasta reeglite ja 40 aasta praktika tulem on väga tugev föderaliseerimisilming ja see on paratamatus ja me ei saa sinna midagi parata ja see süveneb. Põhiseadus paragrahv 146 lõige 1 puritaanid ütlevad, et õigus mõistab kohus ja nii on, aga siis menetlusökonoomia kaalutlusel võib mõelda sellest erandeid, et siin töövaidluskomisjon, üürikomisjon hiljuti üritas Finantsinspektsioon välja võidelda finantsvaidluste lahendamise voliniku ehk finantsombudsmani institutsiooni, et mis te arvate sellisest halduse sekkumisest õiguse mõistmise pühasse ülesandesse? Ma ei näe sellel praktilise poole pealt veel head põhjendust. Et meil on lähiriigid, kes on seda katsetanud ja meil on lähiriikide praktika, mis pigem viitab sellele, et see ei ole neil õnnestunud. Ma ei näe ka põhjust hakata
miks me muudame asja, mis tegelikult töötab suhteliselt nagu normaalselt, et võib-olla see vajadus mingil hetkel tekib, praegu me seda vajadust otseselt ei näe. Mida te ootasite sellest debatist, mis just alles leidis, mida te õppisite ja kuidas edasi? Me suutsime ära defineerida, mis siis õiguskultuur enam on. Me suutsime näidata ära, mis on need peamised probleemid. Me suutsime, ma arvan, kõnetada rahvast või pealtvaatajaskonda ka sellega, et anda mingisugune praktiline määratlus ja kõige rohkem ma olen rõõmus selle üle, et võib-olla me suutsime seda status quo'd ka tuleviku vaatavalt määratleda, et mis tulevik toob, mis need probleemid on. Ma arvan, et mis läks nagu kehvasti oli ajas mõttes, et võib-olla oleks natukene tahtnud selle tehnoloogia mõju ka normitehnikale, seda, et seadus peab olema justkui nagu kood või programmeerimiskeel nüüd seda puudutada, aga mul on tunne, et siit on ainest järgmisteks diskussioonideks ja võib-olla kunagi võib sellest teha midagi täiendavat paneeli näol. Kuna mul on natuke veel aega, siis ma küsin jätkuks selle Euroopa Liidu diskussioonile, et see harmoniseerimine ja selle ühtse finantsturu tekitamine, ma olen seda nagu pikka aega nagu seda juttu kuulnud ja üks nagu õigustus selle on see, et siis on kõik ühtemoodi ja siis on kõik lihtsam, aga see harmoniseerimine ise on tekitanud, kui vaadata seda finantsregulatsiooni, siis need rulebookid ja softlaw'd ja kui see on kõik kokku, see on massiivne hulk, et tundub, et see võib-olla läinud isegi keerulisemaks, kui üritada lahti mõõta 27 eraldi liikmesriigi õigust, et nii on, jah, nii on. Ma olen sellest, mina ja Sootak oleme restteooriast sellest kirjutanud. Ja meie väide ongi see, et see põhjendus on vaieldamatult õige. Euroopa finantsturule on vaja harmoniseeritud reegleid, eelkõige seda, et me suudame tänu sellele konkureerida Euroopa Liidu kihvt investeerimisäpp suudab tänu sellele, mis meil praegu on, konkureerida Aasia investeerimisäpiga tulenevalt sellest, et meil on ühtne reeglistik, ta saab kohe koduturuks terve Euroopa, kui ta korra tegevusloa saab, mis on suurepärane. Mis on nihu läinud, on kogu selle Infolissi protsessi tõlgendamine, mis tähendab seda, et algne idee oli ikkagi see, et meil on nii-öelda ühtne õiguskord Euroopa Liidus. Et meil oli enne 27 või mis iganes õiguskorda, meil on nüüd üks õiguskord, aga me oleme selle korra nagu saavutanud, aga see pole enam õigus, vaid see on ülitehnilised reeglid. Need ei ole enam õigus ja see tulemus on mõnes mõttes vastupidine, kuna me oleme nüüd, et iga liikmesriik suuduks ühtset õiguskorda implementeerida ja tõlgendada, aga kuna see ei ole õigus, siis iga liikmesriik peab ise jääb sellega ette ja siis tulevad täpselt need kaalutlused, et õiguskultuur, meie õiguskultuuritus, kuidas me seda level 2 mingeid reegleid, mis on ülitehniliselt sisustame ja nii edasi ja nii edasi. Et olen nõus, aga ega siin ainuke lahendus on aeg. Ma loodan, et Euroopa Liit saab ise ka aru, mis toimunud on ja me natukene nagu hakkame shiftima jälle selle normaalsuse poole tagasi. Et see õigustus on ka see, et turud muutuvad sügavamaks, me saame parema kapitali nende ettevõttele taha, et see eeldus mul tundub ka on see, et Euroopa Liidus inimesed muutuvad rohkem nagu oma kapitali armastaks, et liikuda eemale sellest laenukultuurist, et siin me jõuame see sõna kultuur, et kas eurooplane ei taha osta aktsiaid, et kas see võib saada takistus, me võime selle õiguse muuta, aga seda kultuuri me ei muuda. Ma pigem arvan, esiteks see, et umbes, et õigus, me peame midagi muutma tulenevalt sellest, et ma ei tea, mingisugune turu käitumine või kapitaliturgude sügavus muutub, nad on kogu aeg muutunud, see küsimus on see, et nad ongi oma nõuded, aga me ei saa juristidena sellega kaasa minna. Et me peame tagama ära, meil on printsiibid, et õigusnorm peab olema enam-vähem abstraktselt arusaadav, ta peab olema püsiv, ta peab olema teataval määral vastama nagu mingi ühtsel loogikale üle euroopaliselt ja nii edasi ja nii edasi. See ei õigusta kuidagi viisi seda, et me kaotame ära nagu selle õigusnormi kvaliteedi, et ega me turumanipulatsiooni mõistet mitte kunagi ka nagu juriidiliselt ei suudagi defineerida, ta on alati olemas olnud, aga me peame oma parima tegema, et seda katta.